oleme siis taas jälle oma ennustussaate juures koos meie armsa draakoniga siin. Ja küsime Hiina muutuste raamatult siis, mida meile toob järgmine nädal. Ajad on nii keerulised, et ausalt öeldes, aga siin on mingisuguselegi dünaamikal on päris raske pihta saada, sest nii ootamatud asju tekib. Siin ma Facebookis siin vahepeal lugesin, et näed, miks ükski ennustaja ei ennustanud valitsuse kukkumist. Aga ega ennustused ei ennustagi kunagi selliseid konkreetseid sündmusi. Ennustatakse seda, et tulevad väga keerulised ajad, on väga pingsad, on oodata midagi ootamatut või mida iganes. Ja sellisel moel me võime seda valitsuse kukkumist ju ka tõlgendada väga erineval viisil. Selles mõttes, et tähele tasub panna seda, mis tundeid see minust tekitab, milliseid enda sisemisi energiaid ma kokku pean korjama selleks, et nendest asjadest üle saada. Valitsuse vahetus muidugi see on tegelikult ainult mingi kosmeetiline kribul, see tegelikult ei puuduta ühegi inimese elu sisuliselt. See on mingi oma asi, mida nad seal ajavad. Aga kahtamatult sellistele konfliktsele nädalale see näitas, et põrkusid ja said lahenduse mingisugused pikad pinged, ütleme niimoodi. Aga vaatame nüüd, mida siis järgmine nädal toob ja kuidas meie uuel valitsusel hakkab minema. Või millises energias nad peavad olema. Ja selleks siis nagu ikka, ma alustuseks viskan välja selle heksagrammi. Nii, ja esimene on meil kohe number 7 ehk mehelik joon. Teine on number 6 ehk muutuv naiselik. Kolmas on meil 8 ehk naiselik. Neljas on meil 7 mehelik. Neljas oli seal ja neljas. Viies on meil 8 ehk naiselik. Ja 6. On jälle number 8 ehk naiselik. Nii. Nüüd on meil siis heksagramm välja visatud. Ja nagu ikka, ma teen nüüd väikese pausi, vaatan järgi, mis number see heksagramm on ja siis hakkame analüüsi tegema. Nii, oleme siis tagasi ja heksagrammi number on meil number 51 ja nimeks on vapustus. See oleks sobinud möödunud nädalasse, aga ju see õige raputus ikkagi tuleb alles. Häiriv ja viljastav vapustus. Üles äratama, erutama, uut alustama, elu armastuse tagasi pöördumine kevadel. Ehk siis järgmine nädal on nüüd oodata mingit raputavat sündmust. Ju siis möödunud nädal oma ei olnud veel selline. See peaks meid nii-öelda mitte nagu üles äratama. See on mingi selline vapustus, et ta lööb nagu pildi selgeks ja hakkad nagu elu uutmoodi nägema. See võib päris kole olla, aga võib olla ka viljastav, nagu nad ütlevad siin. Esile tõus, inspiratsioon, ärkama, šokeerima, hirmutama. Nii, vapustus tuleb hirmutav. Ühesõnaga,
järgmine nädal juhtub midagi väga hirmutavat. Järgmine nädal on ju meil Trumpi ametiaja lõpp. Huvitav, kas siis see toob endaga kaasa midagi väga keerulist, aga eks me seda vaatame, me ei tea, mis see võib olla. Ja siis tulevad naervad sõnad karjudes. Ehk et esimese hooga käib pauk ära, mis on väga hirmutav ja siis ajab see kõik naerma, siis võtad selle suure õnnega vastu. Mis on ju väga huvitav tegelikult. Ehkki vapustus hirmutab inimesi sadade kilomeetrite kaugusel ümbruskonnas, ei kaota ta kulpi ega jookohvrit. Et ühesõnaga, see on nagu ikka, need räägivad ju siin allegooriliselt, ehk see tähendab seda, et see lööb meid rivist välja, aga ta ei kaota meie tegelikku väärtust, ega seda, mis väärtuslik, see ei kao. Nii, mis meil siis siin veel on? See on häiriv ja esile tõusev vapustus, uue energia purse. Seda on ju tegelikult, seda uut energiat on siin juba pikemat aega tulnud. Ma olen ju rääkinud ka nendest 5D avanemistest. Ja küllap see saab siis nüüd mingi natuke järsema suuna veel. Eks ta peab tasapisi järsemaks minema, sellepärast, et see tõeline või transformatsioon on veel olemata. See toob uut elu, uut armastust. Tõstab kõik uuele tegevusele. Kujundab asju ümber. Las äratab uuele elule teie vanad kombed. Esmakordse tulekul võib šokk olla ehmatav. Sellele järgnevad peagi rõõm ja naer. Nii et selles mõttes on, tuleb, nagu öeldakse, et kinnitage turvavööd, hakkab asjaks minema. Aga positiivne on see, et see muutus tähendab ikkagi, see on selline väga rängast kogemusest, aga väga positiivsete tulemustega läbi minemine. Nii et kui midagi hirmsat hakkab juhtuma, siis tasub seda meeles hoida, et see lõpp saab ilus olema. Hetk, kui äike kevadel esmakordselt maast purskub. Et alustada kõike ja tuua tagasi elule on pühalik moment. See on see kevadine ärkamine. Järgmine nädal tundub mingi ärkamise nädal olema. Ärge laske end kaasa viia. Keskenduge sellele, et pakute midagi ka vaimudele, kes on meile andnud selle rõõmurohke elu. Uurige ennast ja kohanege. See enese uurimine, see on alati tähtsal kohal olnud ja seda tuleb nagu silmas pidada, et enda sisse kogu aeg vaadata. Eriti sellised vapustused. Nad toovad välja alati need kõige sisemised hirmud. Sel hetkel te pääsete tegelikult oma varjatud poolele ligi, kui juhtub midagi sellist, mis lööb teid nagu täiesti endast välja. Sest tegelikult ta ei löö mitte endast välja, vaid endasse sisse. Ta lööb välja meid sellest meie enda välja mõeldud võltsminast ehk egost. Ja selles mõttes me ehmatame ennast endale lähemal alati. Tegutsege kui tseremoonia meister, kes muudab pinnase taas viljakaks. Selline huvitav on see. Nii, vaata, mis siin... Ma vaata, mis see taustakujund või seotud kujund meil siin on. Et mille... Seotud kujund on järgnemine. Olema tõmmatud liikumisse, mõjutatud millestki, tunnistama juhtimist, liikuma koos vooluga on loomulik ja laitmatu. See on nüüd loogiline, et see, kuna me oleme tõmmatud ühte liikumisse, seda me oleme tundnud juba pikka aega, et me oleme nii-öelda ühes liikumises. Ja see liikumine nüüd viib meid sellesse väga vapustavasse elukogemusse. Nii. Sisemine ja välimine on siis vapustus vastamisi. Võrsuv energia tungib alt üles, ergutades kõike uuele ja kasvule. See tähendab seda, et meie sisemusest tuleb mingi jõuline impulss. Aga see võib ka käia niimoodi, et see tuleb tegelikult, me märkame seda väljas ja see tuleb sisemise esile. Need on tegelikult, see on just iseloomulik, et see on vapustus ja vapustus. See on sisemine välimine. Aga nagu vastamisi. See tähendab seda, et sees on sama, mis väljas. Et me ei saa nagu tõmmata sirget piiri vahele, et see toimub seal ja minuga ei toimu. Tegelikult see toimub siin ja seal sama aegselt. Me peamegi tunnetama seda integratsiooni, kuidas sisemine ja välimine maailm koos toimivad.
nii, varjatud võimalikkus on raskused. Tärkav aktiivsus sisaldab varjatud võimalikkust raske olukorra ümberkujundamiseks. Ehk et kui teil on nüüd olnud mingisugune pidev äng või pikk selline piinav olek, siis on variant, et järgmine nädal toimub midagi, mis meid alguses ehmatab, aga mis tegelikult muudab täielikult selle pika ja pideva vindumise suunda. Nii. Kas meil on siis siin veel midagi? Nii. Ega ei olegi jah, et see ongi nüüd see vapustus, iseenesest see on väga mõjuv kujund ja ma olen tegelikult tükk aega juba ootanud, et midagi sellist toimub, sest ma ise tunnen, kuidas järjest see energia nagu koondub selleks transformatsiooniks. Ja äkki nüüd tõesti toimub mingisugune silmnähtav hüppe, muidu on olnud kogu aeg selline piisikeste sammudega liikumine. Ja see tekitab kogu aeg sellist tunde, et tahaks juba, et ometi juhtuks midagi ära, et sellist kauama vindu. Aga järgmise nädala energiat seda lubavad, kas see on nüüd just see, mida ma siin loodan, kes seda teab. Nagu ma ütlesin, ennustus ei ennusta kunagi ette mingeid konkreetseid sündmusi, vaid ainult sündmuste iseloomu, mis toimuma hakkab. Aga sellega ma siis tänaseks lõpetan ja ikkagi panen teile südamele, et tellige kindlasti meie kanalit. Ma püüan siin ikkagi midagi huvitavat pakkuda. Loodame, et see ka õnnestub. Ja kohtume nädala pärast jälle. Kõike head ja nägemist. Tšau, tšau!